2024. aasta suvel ning sügisel võis Kuusalu koolimaja juures jälle märgata ehitusmeeste askeldamist. Alustati koolimaja põhjatiiva lammutustöödega, mille asemel on kavas rajada uus ligi nullenergia hoone. Samuti valmistuti koolimaja lõunatiiva ning administratiivosa peatseks rekonstrueerimistööde hankeks. Kõigest 1,5 aastat varem oli valminud uus algklassidele mõeldud täpitiib. Tulin siia tööle aastal 2023 suvel ja sisuliselt kohe esimene projekt, mis mul oligi Kuusalu keskkool. Kuusalu vallavalitsusel oli siis pikaaegne nägemus ehitada välja täielikult uus kool. Algus oli juba tehtud. Aastal 2022 valmis siis täpitiib. Me teadsime, et tuleb Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt siis taotlusvoor ligi nullenergia hoone rajamiseks. Siis me korrastasime meie arengukava ning peale arengukava koostamist ja vastuvõtmist natuke enne seda me jõudsime ka taotlust sisse anda Riigi Tugiteenuste Keskusele. Järgmisel aastal jaanuarikuus selgus, et on avanud ka taotlusvoor koolihoone energiatõhusaks muutmiseks. Meil oli ka see eelprojekt juba valmis ja me andsime ka selle taotluse sisse ning kuskil veebruarikuus selgus meil ligi nullenergia hoone tulem ja meil maikuus selgus ka rekonstrueeritava hoone tulem. Riik toetas siis ligi nullenergia hoone rajamist siis ligikaudu 2,1 miljoni euroga ja 1 180 000 oli siis energiatõhusustööde peale. Märtsikuus sõlmisime lepingu Kaus arhitektuuriga juba põhiprojektide lepingute peale. Suvel valmisis siis väliste tehnosüsteemide projektid koos katlamaja ja soojasõlmega. Me läksime siis lammutushankesse, mis oli jaotatud 3 osaks. Esimene osa oli tehnovõrkude rajamine ja katlamaja ehitus koos soojasõlmega. Teine ja 3. osa puudutasid siis lammutust, et ligi nullenergia hoone ehitus. Meetme eesmärk on lammutada suurem pind hoonest, mis ei ole energiatõhus ja ehitada siis natuke väiksem hoone, mis oleks siis vastav A energiatõhususklassile. Esimese osa võitja oli siis Kuusalu veod osaühing. Nad tegid väga head tööd, suuremalt jaolt lõpetasid nad tööd kooli aasta alguseks ära. Teise osa võitis Aspen Grupp. Aspen Grupp alustas oma töödega oktoobri alguses ja lõpetas novembris. Seoses lammutati siis põhjatiib ja 3. osa võitis Lammutusmehed OÜ. Ja Lammutusmehed OÜ alustab oma töödega järgmisel aastal, tõenäoliselt kuskil aprilli või maikuus. Ning nemad lammutavad siis vana võimlahoone ära. Nii ehitus- kui rekonstrueerimistööde projektide kogumaksumus koos käibemaksuga on 6,3 miljonit eurot, millele lisanduvad kulutused uuele mööglile. Sellel aastal augusti lõpus alustasime siis ka ligi nullenergia hoone hankega ja selle tulemil võitjaks osutus Tesson ehitusosaühing. Meil on valmimise järgus ka rekonstrueerimistööde põhiprojekt ja eeldatavalt jõuame hankesse järgmine aasta jaanuar. Loodame, et 2025. aasta lõpuks, siis detsembriks on koolimaja täielikult valmis, täielikult mööbileeritud ning aastal 2026 saavad siis lapsed kasutada uut ilusat koolimaja.